Jätkame Honda Tallinna ralli sündmustega. Kaheveoliste klassis A7 võttis võidu Siim Plangi koos Marek Sarapuuga. Edu Martin Kanguri ja Silver Küti ees oli 8,3 sekundit. Teades nende meeste pingelisi duelle oli selge, et Kangur oli kuskil teinud vea. Me Silveriga muidu juhtisime, aga eelviimase peal siis ühes maapõrd läks vähe pikaks ja käisime külile autoga, niimoodi ei päelda. Õnneks oli mingi puu, mis lükkas autopüssi tagasi ja saime kohe edasi panna. Aga sinna see aeg läks. Plangi ja Sarapuu, kes tänavu osalevad ka Briti autoralli meistrisarjas, võtsid Tallinnast järjekordselt maksimumpunktid ning juhivad Eesti meistrivõistlustel täiseduga. Tallinnast saadi Siimu sõnul kätte see, mille järgi Võrust tuldi. Esimene koht on käes, selle järgi me tulime ja kiirusega võika rahul olla, et terve nädalavahetus on hea kiirus olnud, Martiniga konkureeritud. Sa jagad ennast tänavu siis 2 sarja vahel, et sa sõidad Briti meistrisarja Renault Twingo R2 autoga ja siin siis sõidad Eestis Honda Civic Type R-iga, et kuidas see jagamine nagu ühelt autolt teise peale istumine seni läinud on, et on need sellised keerulised üleminekud? Et tegelikult on ikkagi, need on 2 ikka väga erinevat autot, et üleminekud on ülimalt rasked, et esimene päev oligi kohe näha, et kruusakatsetel ei julgenud, et see auto on nagu oluliselt kiirem ja hoog on üldse teine. Klassi 3. koht kuulus Ivan Mironovile ja Ain Heiskonenile. A6 ja N3 klassi ühises arvestuses vormistasid suurüllatuse ilmselt paljudele värskelt väikeselt Toyota Starletilt Honda Civic Type R autole ümber istunud Sander Siniorg ja Urmas Küntsler. Klassi liidri kohal oldi alates teisest katsest ja kirja läksid mitmed katsevõidud. Valitsevad selle klassi meistrid Kristo Subi ja Teele Sepp alustasid küll viimastel katsetel meeletut rünnakut, kuid ralli sai ennem otsa. Või kui teistpidi öelda, Siniorg kontrollis olukorda. Oli kuidas oli, 2 esimese vahe jäi lõpuks poole sekundi peale. Nagu sellistel juhtudel ikka tahetakse teada, kuhu see pool sekundit siis kadus. Läks siin ja seal niimoodi vähe pikaks ja tuli selliseid nullstarte teha sellistest kohtadest, kus oleks pidanud nagu sõitma. Aga võib-olla oli tal ka, nii et ega me ei tea täpselt. Kuidas sa nüüd nagu hindad, et oli see Sanderi hoog natukene selline üllatav ka või? Igal juhul. Eks see andis nagu päris palju sellist uut värskust siia sellesse N3. Et tubli igal juhul. 3. koht selles klassis kuulus Sander Tiislerile ja Gabriel Müürsepale, kes peale 2 etappi on ka oma arvestuse meistrivõistluste liidrid 2-punktilise eduga Subi ja Sepa ees. E-rühmas said oma järjekordse etapivõidu Eesti meistrivõistlustel Einar Laibaik ja Siimo Suvemaa. Koduste konkurentide katkestamise järel aga eestlastel asi lihtsamaks ei läinud, sest kuklasse hingasid samuti BMW-l sõitnud soomlased Antti Nokkanen ja Markus Tanka. Vahe ralli finišis oli 6,6 sekundit. Eile oli nagu 10 sekundit saime küll edu, aga täna hakkas juba hommikul kärisema. Ja siis tulid enda lapsud sisse ja nii, et kahjuks jah, põhikonkurendid katkestasid, aga ega see poleks kergelt nii ehk nad tulnud, ega ta ei tulnudki kergelt, meil oli siin ikka teise kohaga pusimist palju. 3. koht E-rühmas kuulus Lauri Reintamile ja Ilmar Pukile, kes on ühtlasi ka ülivõimsad klassiliidrid meistrivõistlustel. Tallinna ralli märkimisväärsete sündmuste hulka saab lugeda kindlasti soomlaste Nikko-Pekka Niemineni ja Panu Plosila 2 katust. Kui peale lauluväljakut suudeti veel jätkata, siis 7. katse väljasõite lõpetas meeste võidusõidu. Ja veel üks 2-veolise autoga sõitnud noor sõidumees kolis 4-veoliste klassi. Oliver Ojaperv ja Raul Kulgeve olid Subaruga N4 klassi 8. kohal. Üldarvestuses oli nende koht 11. Sellised olid Honda Tallinna ralli sündmused, mis juhtub aga järgmisel etapil 17. ja 18. juunil sõidetaval Viru rallil. Saate taas vaadata Ruudulipu saatest ning lugeda aadressilt www.ruudulipp.ee. Nüüd aga läheme oma kaamerate mikrofonidega Rapla kardirajale, kus sõideti tänavuste Eesti kardispordi meistrivõistluste esimene etapp. Tänavuse hooaja Eesti meistrivõistlustel on kavas 8 etappi, alustati maikuu alguses Raplas ja lõpetatakse septembris Aravetel. Avaetapil olid kohal ka külalisvõistlejad Lätist, Leedust, Soomest ja Venemaaltki. Kõige noorematest kadettklassist tegi finaalis kiirema ringi Steven Pärnasalu, aga kahjuks lükati ta rajalt välja ja langes nii rivi lõppu.
kolmikvõidu said külalisvõistlejad Venemaalt. Parima eestlasena oli Karl Kennet Neuhaus 4. Mikroklassi eelringides näitasid võrdselt head kiirust 4 poissi ja küllap nende hulgast võis leida ka favoriidi. Väga hästi oli liikunud Kaspar Korjus, keda oli Raplas toetamas ka vanem vend Kevin ja kes eelfinaalis edestas kõige napimalt Karl Leesmaa. Finaalistardis oli just Karl aga kõige terasem ja asuski liidriks. Kaspar Korjus ootas mitu ringi oma õiget hetke ja lõpuks ta sellega leidis. Parimal ringil edestas ta oma põhirivaali 53 sajandikuga ja finišiks oli Kaspari edu 0,2 sekundit. Poodiumile tõusid kolmandana Georg Kõss, teisena Karl Leesmaa ja kõige tugevama aplausi teenis loomulikult võitja Kaspar Korjus. Rakketklassis oli eelfinaali ülinapilt võitnud Paul August Lääne, ka otsustavas finaalis kuulus parim ring temale, aga lõpuringidel oli hoopis osavam Oliver Nurmik, kes saigi 0,1 sekundilise eduga etapivõidu. Kolmas oli Ragnar Veerus. Klass Rotax Minimax on Eesti meistrivõistlustel kavas esmakordselt. Tublilt sõitis Artur Ploom, kes suutis 6 külalisvõistlejast parima selja taga hoida ja etapivõidu endale võtta. 2 järgmist eestlast olid Jan-Markus Kõõra ning Jan-Erik Meikur. Klassis Rotax Max Junior olid finaalis tegijad just needsamad poisid, kes eelringides kõrgemaid kohti noppisid. Kiire soomlane jäeti lõpuks hoopis poodiumilt välja, nii eelfinaalis kui finaalis oli esikolmik täpselt sama. Võitja Fred Jonas Alliksaar, teine Jan-Adrian Jõeorg ja kolmas Sten-Dorian Priimägi. Rotax Max klassis on teist hooaega kindel valitseja Aavo Talvar, kes mullu tunnistati Eesti parimaks kardisõitjaks. Juba finaali stardis kustutas ta konkurentide igasugused lootused. Finišiks oli tema edu 2 järgneva Märten Metsaviiru ja Martin Tähes rohkem kui 7 sekundit. Proovin stardi asja aeglasi teha, et täis uputada mootori ja siis õnnestus väga hästi, et kohe jättis kõik stardis väga maha, et stardis edasi sujus kõik hästi, et suutsin stabiilselt sõita, kõigil olid rehvid väga halvad, nii et pidamine ei olnud nii hea kui eelfinaalis, aga see oli võit ja minu arust väga hästi. Kõige kiirema DD2 klassi finaali eel oli põnevust palju. Eelfinaalis oli võidu noppinud Kenneth Hildebrand. Lisaks temale ihaldasid aga poodiumi kohta veel vähemalt 4 meest. Eelboksis oli oma nõuandeid jagamas ka Sten Pentus. Georg Vannil, mullusel selle klassi Eesti meistril, oli mõtlemisainet. Kiirust oli, aga vältima peaks sõiduvigu. Finaali stardis tegutses väga enesekindlalt Hildebrand, kuid kaua ta liidrikohal ei püsinud. Korraks pääses siis dirigendipulti Georg Vann, kõige stabiilsem oli aga Tõnis Liigmann, kes võttiski lõpuks kindla võidu. Teine Georg Vann, kolmas Tristan Viidas. Start läks suhteliselt puhtalt, et saime enam-vähem kõik puhtalt minema ja esimese paar ringiga üritasin kohe oma koha võtta seal ees, et tundsin, et kiirust oli ja võimalus oli, siis läksin ja pingutasin kõigest väest, et seda kohta hoida ja nii õnneks läks ka. Georg, vahepeal olid lausa sõiduliider? Olin, aga Tõnis oli kohe nobe mees mu positsiooni ohustama ja nii ka ta tegi, sai mööda. Kahjuks või õnneks läks nii. Viimastel ringidel olid mingid võimalused, sul olid veel? Sain küll lähemale sõidu lõpujooksul, aga ütleme, et tegelikku võimalust mul ei olnud. Et mööda ma ei oleks saanud, Tõnis oli väga kiire ja sõitis puhtalt ja vigu ta ei teinud. No kindlasti kõvasti raskem kui Rotax Junior. Esiteks juba 2 käiku ja see aasta on ülikõva konkurents ja üldse pikad sõidud väsitab väga ära. Masterklassi arvestes oli kindel võitja Erki Leiste. Saate lõpuks ka uudiseid rahvusvahelistelt ringradadelt. Vormel Renault 3,5 sarja 5. ja 6. etapp sõideti Monza ringrajal ning eestlastest olid seal esindatud Kevin Korjus ja Sten Pentus. Laupäevase etapi kvalifikatsioonis oli Tech One meeskonnas sõitev Kevin Korjus 3. Epic Racing meeskonnas kihutav Sten Pentus aga 21. Korjuse start oli hea, ta tõusis 2. ja suutis sõidu käigus mööduda Robert Wickensist ning kerkida liidriks ja Wickens jäi hiljem ka mootoriprobleemidega raja äärde.
Korjus näitas, et tänavune Motorland Aragoni etapivõitja polnud kindlasti juhus ja edaspidi peavad temaga arvestama kõik, kes soovivad võita. Korjusele seega siis selle hooaja teine etapivõit 1,6 sekundilise eduga Jean-Éric Vernet ees, kolmas oli Daniil Mauve, Pentuse koht oli 16. Praegu on kõik hästi toimima saadud ja tiim vahetus veel mootori peale reedeseid vabateeninguid ära, see töötab ka nüüd paremini kui spaas ja ma arvan, et kõik kokku lihtsalt nägime vaeva ja see tasus end ära. Teine sõit oli kahjuks selline, kust eestlastele punktilisa ei tulnud. Korjuse sõit lõppes esimeses kurvis, kui Vernet talle tagarehvi sõitis, mis purunes. Korra tuli Korjus küll boksi, kuid auto oli juba liiga palju viga saanud ja sõit jäi pooleli. Vernet enda vormel sai samuti kannatada, kuid ta suutis katkise esitiivaga siiski sõidu võita. Peale sõitu lisati tema ajale 10-sekundiline trahv avaringil tehtud manöövrite eest ja ta langes 3. Sõidu võitis Daniel Ricciardo Alexander Rossi ees. Ka Pentus pidi jääma raja äärde, seda teisel ringil, põhjuseks samuti kokkupõrge konkurendiga ja seeläbi tühjaks läinud rehv. Selline oli siis selle nädala ruudulipp. Tänud vaatamast ja usun, et saite vajaliku koguse mootorisporti taas kätte. Me kohtume juba 5. juunil ja selles saates on juba väga palju rallikrossi. Kõike head!